oli nii hea filmimise tuju, aga siis muutsisin 20 minutit. Tikke! Kas ma leidsin tikke? Ei, ma pein elektriküünlaga, ma olen nii vihane lihtsalt praegu. Mida? Tšauki, sa oled tagasi mu kanalil ja kui sa oled uus, siis minu nimi on Lotta Laureen ja sa kindlasti võiksid mind subscribe ida. Täna me räägime, kuidas saada koolis hakkama. Jah, ma olen käinud koolis 9 aastat, või praegu on 9. klass. Ja ikkagi selle 9 aasta jooksul olen ma midagi õppinud isegi. Iseasi, kas on nagu hariduse poole pealt, aga nagu, et kuidas saada koolis paremini hakkama. Neid häkke või asju pole palju, sest ma tahtsin filmida mingit videot, sest mul oli nii hea video filmimise tuju ja ma nagu ei suutnud otseselt mingit videot välja mõelda, sest mul on nagu siin mingid videoideid ja siis ma midagi siis haarasin, sest et nagu mul ei ole videoid, mida ma saan filmida nagu nüüd ja kohe, vaid kõik vajavad nagu mingit eeltööd või pikemat aega. Seega see oli video, mida ma saan nagu nüüd ja kohe filmida ja põhimõtteliselt nüüd ja kohe editida, seega let's start. Ühesõnaga, esimene asi on see, et nagu sul pole mõtet mitte kunagi vaielda õpetajatega. Isegi kui sul endal õigus on, siis sul lihtsalt pole mõtet, sest et ikkagi nad on su peale pärast solvunud, kas või elu lõpuni nii kaua, kuni sa nendest vabandad. Seega alati vabanda, isegi kui sina pole süüdi. Teiseks, kõige parem häkk on kas õpitud 3 või õppimata 3. See on nii mina ajaloos lihtsalt. Ma olen tuupinud ajalootöödeks 2-3 tundi. Ma loen õpikust miljon korda läbi. Ma vaatan kõik konspektid, kõik asjad läbi ja siis ma lähen kooli, ma olen nagu tavai, ma saan sellega hakkama. Töö teen enda arust jumala hästi ära ja siis ma saan tööhinde teada, et ma sain 3. Ma nagu mille jaoks ma nägin vaeva siis nagu selle terve eelmine õhtu. Aga siis ma proovisin just hiljuti välja, et ma vaatasin ainult konspekti üle niimoodi pool tundi ja ma läksin tööd tegema ja ma enda arust sain jälle hästi hakkama ja ma sain 3. Ja ma olin õnnelikum, sest ma ei õppinud seda nii palju. Sa tunned ennast palju õnnelikuma nagu sa ei õpi ja sa saad 3. No minu peast tundub see kõik alati väga loogiline, nagu ma ei õpi, kui ma õpin 3, parem on õppimata 3. Ma olin 5. klassis, siis iga 3, mille ma sain, ma lihtsalt tulgusin. Ma lihtsalt tulgusin kogu aeg, iga 3. Aga nüüd ma olen aru saanud, sellel pole lihtsalt mõtet, sest ma lihtsalt tuluks kogu aeg. Kui sul saad 3 parandada ei saa, siis nii suvat, elu läheb vist enamalt edasi. Kittuskirja küll ei saa, aga nagu kõik läheb edasi, nagu su otseselt väga midagi ei juhtu. Nüüd ma annan küll inimestele päris halba nõu. Kui sul on halba aeg koolis või nagu sul on nagu pead jälle õppima kogu aeg kodus, sul on nagu juba pooleli stress sellepärast, sest et koolistress on väga tuntud asi meie seas, siis kuulan nagu õppides muusikat, ma kuulan nagu mingist Spotify's on need studying playlistid ja sealt ma kuulan tavaliselt palju muusikat. Mulle ei meeldi, kui õppimisel on nagu väga rütlikas lugu, sest et siis ma hakkan nagu kaasa jõnksma. Aga kui sul on mingi aegne lugu või kurvad lood, ma olen kurbunuga ka kuulanud ja siis nagu kuidagi läheb palju kiiremini, sest et sa ei taha mitte midagi ka tegeleda tegelikult, aga sa nagu teed kõik ruttu ära, peaksid võimalikult hästi ja ruttu tehtud. Koolis on kindlasti kohustuslik kirjandus. Vahest annab õpetaja raamatu, mida lugeda. Kui sa saad ise valida või võib-olla õpetaja valib siukse raamatu, kindla raamatu, võib-olla millel on ka film, siis mida sa raiskad oma aega selle raamatu lugemiseks, vaid vaata filmi. Ma tahan tunda, et ma oleks selles klipis nagu jube kuri, aga tegelikult lihtsalt nagu ma olin nii vihane, et ma ei leidnud küünled tikki üles. Mul oli filmimise tuju nagu lihtsalt läinud ja pluss ma olin nagu, miks ta filmi ei vaata, või ma olin nagu omadega lihtsalt nii tann sellel hetkel. Seega, jaa. Kui sa tead, et sul on tulemas suur töö ja õpetajad ütlevad sulle, et hakka nädal või 2 varem selleks õppima, sa tead, et see tuleb raske töö ja lalalala. Kas sa õpid varem? Ei, mina ka ei õpi. Aga õpid viimasel õhtul nagu mina, isegi kui sa ei saa kõiki teemasid selgeks, sa saad mingi teema selgeks või nagu enamjaolt selgeks ja see püsib sul rohkem meeles, sest et see töö on põhimõtteliselt järgmine päev, mitte nagu mingi 2 nädala pärast. Ja sa mäletad teemat nagu nii palju paremini, kui eelmine õhtu õppisid. Viimane asi, mis on rohkem nagu mingi 8-ndikele, äkki ka 12-ndikele. Kui sul tulekul eksamis nagu mul,
siis ära kas või kuula tunnis, aga lihtsalt ole tunnis kohal, sest et võib-olla sa saad lehti või midagi, mis on sul eksamiks nagu väga-väga hea, sest et terve 9. klassi sa õpid uusi teemasid ja kordad seda, mis sul eksamisse tuleb. Ja tunnis saadakse kas või lehti või sa teed mingit ülesandeid ja sul on palju kergem eksamil, kui sa tunnides käid, sest et mul eelmine aasta oli mul ka ikka ülemineku eksam. Kui sa oled 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. klass, siis lihtsalt naudi, sellepärast et minu arust 8. klassi algus oli jubedam kui 9. klassi algus. Ma ei tea miks, aga see oli lihtsalt nii stressirohke ja mega raske. Siuke see video oligi, ma loodan sulle meeldis see, kui sulle meeldis, siis pane like ja subscribe. Tšauki!